Loomaarst taskus. Saadet lemmikloomade tervisest toetab Tiina Toometi kliinik. Tere! Tere! Suvi on käes. Kuulate podcasti Loomaarst taskus. Mina olen Tiina Toomet ja minu vastas juba teab mitmendat korda on minu armas kolleeg Sirli Rajas. Tere Sirli! Tere! Mul on sellest erakordselt hea meel, et Sirli on nii-öelda tagasi. Sirli töötas 5 aastat Soomes. Nüüd ma saan aru, et sa natukene üht jalgapidi seal Soomes ikka oled ka, aga eriti tore on see, et sa oled tagasi meie kliinikus. Kuidas on tunne? Kas on hästi teistmoodi? Tegelikult, ma olin 5 aastat tagasi ka, töötasin Tiina Toometi kliinikus ja siis mul oli nüüd paus ja nüüd olen tagasi. Tegelikult ei ole väga teistmoodi, et loomad on ikka samamoodi või probleemid on ikka suht sarnased, lihtsalt võib-olla see kliiniku töökorraldus pisut erineb ja samas me kasutame ka sarnaseid programme, et suhteliselt lihtne üleminek ja väga tuttav kodune kliinika. No mis on teistmoodi, ma kujutan ette, on see, et Soomes sa ikkagi olid nagu kiirabis pidevalt, eks ole, sa ei teinud ju selliseid tavavastuvõtte vist kas üldse või ei teinud? Ei teinud üldse. Et sa oled kiirabiarst olnud kõik need 5 aastat, eks ole. Ainult kiirabiarst, jah. Ja meil nüüd on jälle ikkagi tava nagu selline perearstikeskus, eks ole, mis ei tööta ööpäevaringselt, et selles mõttes su töö on nüüd jälle natuke teistsugusem, aga ilmselt sa oskad kiiresti aidata, mis on väga hea ja mille üle me oleme väga rõõmsad oma kliinikus. Võiksid rääkida natukene, et mida siis kõige rohkem ette tuli ja siis fokusseerime ennast siis suvele, sellepärast et suvel alati asju juhtub, et mida siis juhtus seal, mida võiks juhtuda meil ja kuidas me saaksime siis loomaomanikku aidata. Suvi on jah loomaarstidele hästi kiire aeg, sellepärast et inimesed liiguvad rohkem ringi, võtavad oma loomad kaasa, kui nad lähevad puhkusele, aknad on rohkem lahti, ma ei tea, koerad on lahtiselt jooksevad, söövad endale igast asju sisse, et põhimõtteliselt traumasid on rohkem, mürgitusi on rohkem, allakukkumisi, võib-olla auto alla jäämisi, allergilisi reaktsioone, ehk siis kui kas mingi mesilane nõelab või isegi võib-olla ka mingi asja sissesöömisest tekib siis allergiline reaktsioon. Rästikuid on hästi palju Soomes, Eestis ka tegelikult juba nii palju, kui ma tööl olen olnud, juba mul oli üks rästikuhammustuse koer siis ja ütleme, mis veel suvel on, kasside puhul samamoodi, et just võib-olla ka mingi aknast alla kukkumised või siis akna vahele jäämised. See akna vahele jäämine on tegelikult isegi hullem kui aknast alla kukkumine, eks ole, ju võib-olla räägiks sellest natuke lähemalt. No see on siis sellel puhul, kui need aknad käivad siis selle õhutussüsteemi pealt ülevalt poolt lahti, et jääb selline veekujuline vahe ja kassid, kes on hästi uudishimulikud, siis see on kassile hästi loomamani siis seal akna peal vaadata ja mis õues toimub. Ja siis tahavad minna põhimõtteliselt õue ja jäävadki sinna vahele niimoodi kinni, et kas siis enamasti ongi pea on siis väljas ja siis tagajalad jäävad sisse ja siis jääb sealt selgroo vahelt niisugune pitsumine tekib. Nad vajuvad nagu selle veetähe sisse, eks ole, ja nad ei saa enam ise välja sealt. Ja nad võivad olla seal tunde ja võib tekkida väga suur nagu vigastus, et põhimõtteliselt selgroo vigastus. No mina olen aru saanud niimoodi, et see on vahetevahel nii hull, et need ei saagi aidata. Et ta venitab siis nagu need närvikiud nii välja, et need lihtsalt ei lähe enam nii-öelda oma õiges asendisse tagasi, tekib tagakeha halvatus ja põhimõtteliselt ja tegelikult ei ole lootustki. Ma ütlen, et ma olen neid küll näinud, ma ei teagi, kas ükski neist on nagu korda saanud, lõpuks või terveks saanud, et väga ohtlik asi et peab hästi jälgima seda. Et aknad kinni või siis panna sinna mingi tugev võrk ette. Ja, seal on igasugused vist juba müüaksegi selliseid turvavõrke. Et selles mõttes see on isegi ohtlikum, kui see aknast alla kukkumine, mis iseenesest ka ei ole tore. Aga need luumurud võivad sageli siiski paraneda.
noh, põrutused on teine asi, aga ta võib sealt aknast alla kukkudes ka saada ju mingi tõsise mingisuguse kopsutrauma või neerutrauma või mis iganes, aga siiski tundub, et see prognoos on vist isegi parem kui sinna akna vahele jäämisel. Eks seal aknast alla kukkumisega samamoodi tekivad ka mingid sisemised verejooksud võivad tekkida, kopsukahjustused, mingid luumurrud, aga nendest enamasti paranetakse ikkagi, kui saadakse piisavalt kiiresti abi. Aga rästik käis siit läbi, et selle kohta on ka selliseid endiselt neid valearvamusi päris palju. Noh, inimeste puhul ka ju küll seal kästakse, ma ei tea, mingid škutte peale panna ja imeda seda välja ja need on ju kõik ammu ajast ja arust ju väärteaduseks, et mis me siis koera puhul no aga koera puhul ei olegi muud, et pidada teda võimalikult liikumatuna, et kas ei lasta, mitte lasta ta siis ise joosta näiteks peale seda, et kas võtta ta sülle, panna kugi puuri ja siis kiiresti arsti juurde, et see rästikumurk olenevalt siis rästikust, et mõned hammustused on mürgisemad kui teised, mõned võivad olla lihtsalt ainult kuiv hammustus, aga sellegipoolest see rästikumürk on väga mürgine ja võib tekitada surmavaid kahjustusi, ehk siis peaks kindlasti saama abi, et kodus ei saa midagi teha. Kas Soomes kasutatakse vastu mürki? Jaa, Soomes kasutatakse vastu mürki. Sest Eestis ma ei ole kindel, võib-olla kiirabis, aga ei ole ka näinud Eestis ja Soomes kasutatakse väga palju ja no ma ütleme, et kõigile ei kasuta, aga nendele, kellel ikkagi tundub, et ta on halvemini läinud, et siis ikkagi see on omaniku enda valik, kas nad tahavad siis see on vist päris kallis preparaat, eks ole? Kuskil 500 €, jah. Aga vanasti Soomest meile tuli see niinimetatud küü-tableti jutt, küü on soome keeles rästik ja siis soomlased nimetasid siis tavalist hormoontabletti, nimetasid siis küü-tabletiks ja minu meelest neid isegi omal ajal müüdi lausa apteegis ilma retseptita, ehk ja hormoonpreparaadid ei ole ju ilma retseptita ja siis meil ka arvati, et see on nüüd mingi imerohi. Tegelikult seda vist enam Soomes praktiliselt üldse ei kasutata või kuidas sellega see on ikkagi apteegis müügil, aga see ei ole siis jah, see on ühesõnaga hormooni sellele rästikuhammustusele enam kasutada ei tohi. Nii, see on hästi tähtis, ma kordan uuesti, hormooni rästikuhammustusele kasutada ei tohi, nii et küü-tabletti pole sul selle jaoks vaja, eks ole. Et seda ei ole vaja, seda müüakse, aga seda võib siis kasutada, kui näiteks mesile nõelab, kui tekib nagu päriselt allergiline reaktsioon, kuskil mingi siuke turse, et ta võtab selle valu ja sügeluse turse siis maha. Et aga see on ka soovitus, et kui nad helistavad kliinikusse ja nagu küsivad, et me tavaliselt ikkagi palume tulla näitama, kui nad ei ole kindlad. Et, no selle küü-tabletiga ongi ju see lugu, et eks ta omal ajal oli kasutusel selle pärast, et hormoonid võtavad nagu turset maha, et oli siis nagu see hirm, et kui on näkku saanud hammustada, et siis ta ei läheks hingamist turse, aga tegelikult kui meil turse tekib, siis me ei suuda ju mingit tabletti enam loomale anda, et see on natuke selline veider asi, nii et nüüd kui keegi väga neid küü-tablette taga igatseb, et siis neid ei ole vaja, nii et ma saan aru, et ei kasutata seda hormooni ka süstituna, kui meil ja kliinikus ravinam ka mitte. Ei kasutata ja, et seal on kas vastu mürk, valuravi ja vedelikteraapia ja siis lähtuvalt sellest, mida see mürk nagu tekitab, et kas ta vajab vereülekannet või mingid lisaravimeid sinna. Et igal juhul arsti juurde. Aga selliseid juhtumeid on ju ka, mul tuleb oma praktikastki meelde, kus omanik tegelikult üldse ei tea, et loom on saanud hammustada. Ja siis tekib mingisugune näiteks, mul tuleb kohe meelde üks koer, kes tuli hästi ulatusliku verevalumiga tagajala piirkonnas ja siis lõpuks nagu püka sellise detektiivitöö tulemusena siis mõtlesime, et see ilmselt oli rästik. Jah, see võib juhtuda ja võib juhtuda ka nii, et lihtsalt on turse, aga me ei näe seda hammustuskohta ja ongi selline võib-olla rästik, et siis me ikkagi ravime selle põhjal, et oleks nagu rästik hammustamine. Ravi on niikuinii sümptomaatiline, eks ole. Ja ilmselt see vedelikteraapia on üks kõige suuremaid ja tähtsamaid asju seal, et me siis kaitseme sellega taneere, ma saan aru ilmselt, eks ole. Ja vereringad üldse. Ja vereringad ka, jah. Et jah. No nii, palju sa näed putukate hammustustest tekkinud probleeme? Suhteliselt sageli, et ikkagi on kas mesilane või vaablane, ma ei tea, kas vaablane on, võib-olla keegi näest, aga vaablane põhimõtteliselt võib ka ja siis ka mingid tundmatud, et ei nähta, kes on hammustanud, aga on tekkinud mingi tugev allergiline reaktsioon.
et siis ilmselt on mingi hammustus ja praegu see aasta on eriti palju puukide hammustuste siis tõttu tekkinud samamoodi allergilist reaktsiooni, mida ma varem ei ole näinud, et omanik on reaalselt näinud, et puuk on hammustanud, ta võtab see välja ja siis tekib turse või mingi loidus isegi. Ja aga see ei ole mitte borrelioos. Ja see ei ole borrelioos, see on ju alles tekkinud. See on nagu kiiresti tekkinud. Allergiline reaktsioon, et väga huvitav. Borrelioos võtaks natuke aega. Borrelioos võtab natuke aega, et see koheselt ei tule niimoodi. Soomes ilmselt on ka kõik need nii borrelioos kui erlichioos kui anaplasmoos olemas. Ja just olin Soomes ja oli üks anaplasmoosi koer meil. Et ikkagi on neid päris palju. Et putukammustused on päris sage asi ja vahepeal võib tekkida ka nagu selline mitte ainult mingi ühe koha turse, aga lihtsalt terve keha reaktsioon, et tekivad sellised punnikesed igal poole, eriti peapiirkonda ja kõhu alla. No kassidel on teinekord ju need kõrvad niimoodi lähevad mingi putukammustuseks lähevad, tekib selline koldeline dermatiit, et sellised nagu väiksed sõlmekesed. Seda on natuke harvemini. Kassidel üldse see putukammustuse teema on natuke harvem. Eks kassid elavad rohkem tubades, et sellised õuekasse on ikkagist juba vähem. Need õuekassi traumasid, kaklusvaavasid, neid ei näe väga palju või ikka on? Ikka on. Jah, sellised just abtsessid tekivad siis, kui läheb mingi küüs või hammas, teise kassi hammas küüs läbi. Tšüksed ikka on, aga võib-olla ma arvaks, et võiks rohkem olla. Või nagu jah, et aga need on nagu rohkem näha, et nad võib-olla ei tule kohale. Mitte, et sa tahaksid, et rohkem oleks. Et nagu võiks eeldada, et need võiks nagu rohkem olla, aga tegelikult ei ole nii palju, aga ikka vahepeal tuleb ette. No Soomes on ikkagi koerad minu meelest üsna hästi kasvatatud, et kui palju siis on koerte kaklusest tekkinud? Koerte kaklusest ikka on mõnikord, pigem harvem, ütleks, et koerad, jah, nad on kas siis, ma ei tea, hästi kasutatud, omanikud oskavad need hoida rihma otsas või ei siis lähe sükestesse kohtadesse, kus on võõraid koeri nii palju, aga ikka tuleb neid vahepeal ette ja oma pere enda koeradki vahepeal lähevad mingi asja pärast kaklema. Aga koerte puhul on siis suvel igasugused erinevaid muid probleeme. No näiteks? Näiteks koerad armastavad süüa igasugused asju endale sisse, et suvel vist tahtsin kindlasti öelda siin, et jäätisepulgad näiteks ja maisitõlvikud on sellised asjad, mida nad armastavad siis tervelt alla neelata. Ja need asjad siis sealt maast edasi ei lähe, et need tuleb välja saada kuidagi. Et need ei seedu ja nad ei mahu ka sealt soolestikku edasi, et siis peab kas esile kutsuma oksendamise või siis kui ongi juba seal mingi soolasulgus, et siis on operatsioon, aga siuksed asjad. Ja no samas grillihooajal ka need grillvardad. Jah, grillvardad, mis puidust on, et ka neid on neelatud tervelt alla. Meil on olnud kliinikus kunagi juhtum, kus üks koer neelas selle alla ja siis me opereerisime teda ja ta sai terveks, kraed enam ei olnud. Ja nii kui raera võeti nii, eks siis omanikud olid lohakad ka muidugi, neelas järgmise. Nii et sellist asju ka juhtub, nii et see on päris tõsine asi. See nende koerte igast asjade ärasöömine on siuke aastaringne, aga suvel eriti, kuna nad on lahti, inimesed ka võib-olla teevad süüa õues, grillivad, isegi sama grillliha, mis on väga tugevalt maitsestatud, võib tekitada väga tugevaid seedeprobleeme. Ja üldse mingi vee joomine kuskilt seisnud veekogust või siis mõtlesin ka näiteks mingid hiire rotimürgid, et kuna koerad jooksevad siis rohkem lahtiselt ja võivad siis isegi omaniku teadmata, et nad on söönud neid. Nii et niisuguse juhtumid ikkagi on. Et see ongi mulle on jäänud natuke arusaamatuks, et osad mürkide puhul on seal selline klausel, et ta ei mürgita enam, kui ta on oma ühe looma ära mürgitanud, et siis ta nagu järgmisele edasi ei kandu. Et kui näiteks rott on ära surnud roti mürgi kätte, et see koer võib teda rapsida küll, aga et ta mürkida ei tohiks tegelikult saada, aga see võib-olla ei käi kõigi kohta, et mul on see alati natuke nagu... Ja ma arvan, et seda ei saa päris nii üheselt võtta, siis me tegelikult ei tea ju päris täpselt, kui palju, kuidas see rott on seal alla neelanud ja kuidas see sealt siis nagu imendub edasi.
et jah, selle puhul ei tea, aga jah, et need omanikud, kes siis suvel oma koeraga nüüd reisivad või lasevad neil kuskil maakohas joosta, et neil oleks kindlasti hea nagu teada oma koera sellist võib-olla käitumist või sellised asjad eemaldades, kui teada, et nende koer on kuskil lahtiselt ja võib-olla ampsab midagi. Kas sa oled nende aastate jooksul Soomes sinivetikaga kokku puutunud? On olnud paar korda jah, väga palju mitte, aga mõned juhtumid tulevad küll meelde, et on olnud, et selle puhul ka pigem on olnud see, ma mäletan, et omanik on, ta teab, et on seal vees käinud koeraga ja ta nägi, et koer jõi, aga ta ei tea ju tegelikult palju ja kui, kas ta neelas selle alla, et ta tegelikult ei tea seda, et praegu ei tule meelde, kas keegi on tulnud päris sellise juba mürgituste sümptomitega, aga sellistega on küll olnud, kes on just käinud rannas ja näinud, et on joonud või siis võib-olla limpsinud, et jah. Mingit nahapõletik ei ole näinud selle tulemusena? Ma ei ole jah näinud. No suvega paratamatult käib ka kaasas see, et meie ootame ilusat päiksepaistlist ilma, aga see on tihtipeale loomadele liiga palav ja muidugi hoidku jumal, et kui keegi kusagil autosse unustatakse, samas ega see koera randa tassimine, kassist rääkimata pole ka mingi arukas tegu, et kui palju sa oled kuumarabandust näinud? Mõned ikka tulevad ette. Võib-olla, mis mul tuli nagu nüüd meelde rohkem see, et kui hästi soe ilmi minnakse näiteks randa ja koer ujub, siis tulevad need nahapõletikud, et need hotspotid, et kui jääb see karv märjaks, sinna tekib mingi kriimustus, mis iganes nahakahjustus, et selliseid nahapõletikke on siis peale ujumisi. See läheb ka nii ägedalt tavaliselt edasi, et sellega tullakse ka nagu kiirabisse, eks ole ju. Et tihtipeale see hotspot on selline, et hommikul on väike laigukene ja õhtuks on pool kere leemendab ja paljas, eks. Ja see on nii valus ja hästi kiiresti läheb edasi. Ja samamoodi ka need, kes ujumas käivad, et ka nagu kõrvapõletikud võivad tulla, et kui nad jäävad niiskaks ja on siuke palav ja et seda ka kindlasti on rohkem suvel. No tihtipeale küsivad inimesed, et mis ma ise teha saaksin? Paljude juhtude puhul ei saagi mitte midagi teha, et vajavad ikkagi kliinikus ravi, mõne looma puhul ju tegelikult ei saa ravida, näiteks hotspoti puhul võib see nii valus olla, et ta ei saa seda karve sealt ajada, et ta vajab ikkagi rahustusest seda haava puhastamist ja et jah, ikkagist või kõrvapõletik ka, kui see on ikka põletik, siis see puhastamine enam ei aita, siis tuleb ikka hakata seda ravima. Et tegelikult omanikud ei saa otseselt paljude asjade puhul midagi teha, kuumarabanduse puhul kindlasti eemaldada või panna siis koer kuhugi jahedamasse, võib-olla ka märjaks teha ta, et oleks mässida mingi jahedasse vetikusse ja anda juua palju, eks. Ja või panna mingi ventilaator või aga ikkagi tegelikult, kui ta on juba loid või ta temperatuur on väga kõrge, et siis peaks juba tulema ka kliinikusse edasile ravile. No seal on tihtipeale natuke see probleem, et ta on nii ülekuumenenud, et sa ei saa teda nagu autosse, tänaval muidugi need autod õnneks on nii kõva jahutusega, et panna jahutuse peale ja mässida märga rätikusse, et siis on ta võimalik ta kliinikusse ära transportida, eks ole. Haavade puhul kindlasti, kui on hästi suure verejooksuga haav, siis sinna proovida midagi ümber panna, et verejooksu natuke peatada. Siis kiiresti kliinikusse, siis puukide mingi putukate puhul, puugi saab välja tõmmata, siis saad jälgida seda kohta, kui allergiline reaktsioon tekib, ega siis muud midagi ei saa ja kui siis on, Soomes on see küütabletti, aga ikkagist peaks minu arust helistama kliinikusse, vähemalt küsima, et kas võib anda, mis Eestis seda ei ole. Jah, Eestis seda ei ole, Eestis ei saa ja kui midagi on sisse söönud ja omanik on just näinud, et kindlalt, et ta on selle sisse söönud, et siis kodune esmaabi on 3% vesinik peroksiid, 1 milliliiter kilo kohta, ehk siis kui on näiteks 10-kilone koer, siis 10 milliliitrit anda talle siis suhu seda vedelikku, et ta selle alla neelaks ja siis tekitab sellise hästi tugeva vahureaktsiooni seal maos ja siis koer hakkab nad oksendavad ja see aitab päris hästi. Me peame lihtsalt vaatama, et ei tohi seda anda siis, kui ta mingi terava asja alla neelab. Ja, et seal on ka, või siis
siis mürgi või selle söövitava midagi. Aga see on tavaline see vesinik. Ja. Vahepeal sellega hirmutati, et see on nagu maole väga halb. Ma ei tea, oled sa näinud mõnda juhtumit, kes on andnud siis selle oksendamise esilekutsumiseks seda vesinikku ja on pärast saanud mingisuguse maa peale? Ei ole. Ma arvan, et see ühekordne annus ei ole nagu midagi. Pigem ikkagi see, et me saame kätte selle asja, mis ta ära sõi. Eriti kui me mõtleme mingitest mürgistest taimedest, mida nad süüa, eks ole. No siis võib-olla kodus, kui on olemas igaks juhuks aktiivsüsi. No see ikka, jah. Ja, et selles mõttes, aga siis ka ma soovitaks ikkagi helistada kliinikusse ja küsida täpselt need juhendid ja et kas võib anda, mille puhul võib anda. Aga see võiks ka võib-olla kodus olemas olla. Seal on ka vist mingid erinevad vormid, sest et ma mäletan seda tavalist inimeste söötabletti, seda pidi andma, ma ei tea, umbes supilusika või ma ei tea, kulbiga, aga nüüd on vist mingid erinevad vormid, mida ikka on võimalik. Mingid pastad on olemas nüüd mida loomadele. Saab anda sisse, sest et sa ei saa talle nii metsikus koguses anda seda. See süsi on küll hea asi, mis võiks tegelikult olemas olla, sest see vist nagu enamikel juhtudel ikkagi on suhteliselt näidustatud. Et siis saabki helistada küsida, et kas see oleks hea anda. Ja mida veel kodus saab teha? Rästiku ammustuse puhul ongi see, et lihtsalt kiiresti kliinikusse. Ise mingid traumad ka, et võimalikult siis, et koer ei liiguks palju, et see midagi sinna haava peale kiiresti või et see verejooks tekib, aga muidu kui väike haav, siis ta jääb lihtsalt nii, nagu ta on. Hammustushaavadega on ju ka tegelikult see lugu, et tihtipeale inimesed arvavad, et see on nii mingi väike auk, et hakka sellega arsti juurde minema, aga tihtipeale see on mingi kihva jälg. Kihv on sügavale kudedesse läinud ja kui meil on veel soe ka, siis hästi kergesti lähevad need hammustushaavad ju halvaks. Et ikkagi ükskõik kui väike see auk on, et seda tegelikult peab minema näitama. Tegelikult jah, ikkagi kui hammas on läbistanud naha, siis tavaliselt sinna bakterid lähevad nahale ja peaks antibiootikumi alustama ja peab minema kliinikusse näitama. Üsna palju selliseid asju saab ka lahendada siis nii-öelda tavaline perearst, et sellega ei pea minema kiirabisse ei Soomes ega Eestis. Meil oli siin eelmine suvi see mure, et meil lihtsalt ei jätkunud arste selliseks aitamiseks, et nüüd seepärast mul ongi eriti hea meel, et Sirli, et sa oled meil tagasi ja sul on veel see kiire aitamise kogemus ka. Et sinu esimesel tööpäeval juhtus kohe selline lugu, et me oleks muidu väga hädas olnud, et tuli üks haige koer, ma ei tea, kas sa räägid sellest paari sõnaga, et mis juhtum see oli, et esimeseks tööpäevaks kohe selline ülesanne. Jah, oligi sellist keset päeva tuli üks saksa lambogar siis emaka põlatikuga, tal oli päris nagu kaugel arenenud või selline tugev mädane vedelik siis emakas ja see on ainuke ravi on operatsioon, kiire operatsioon ja siis põhimõtteliselt jah, kohe läksin opisaali siis esimesel päeval, et osad asjad vajavad jah kiiret reageerimist. Ja selliseid sa oled harjunud seal ju lahendama. Ja. Et neid on ilmselt küll, kui sa pead öösel jätma üle patsiendid ootama ja minema mingit maokeerdu või mäda emakat lõikama või mõnda tõsist haava õmblema. Ja see on suhteliselt igapäevane asi tegelikult tavaline. See on väga tore ja nüüd meil on veel 2 noort kolleegi tulnud meie kliinikusse, kes siis saavad ka neid kiireloomulisi asju vastu võtta ja eks sa siis natuke vast juhendad neid ka võib-olla, et kuidas neid asju lahendada, et see on tegelikult suvisel ajal, ma arvan, igal pool suur probleem nii Eestis kui Soomes, et loomaarstid puhkavad, eks, ja samal ajal loomad liiguvad ja tööd on oluliselt rohkem, eks ja ole. Tööd on rohkem ja et ikkagi jah, proovida siis kõigepealt oma kodukliinikusse või oma kliinikusse helistada, abi saada, et kindlasti soovitan. Ja kui on siis nagu tõsisem juhtum, mis peab juba nagu statsionaari jääma päevadeks, et eks me siis saame neid edasi saata sinna, kus on see 24/7 võimekus nendel loomadel. Jaa. On sul midagi veel loomaomanikele südamele panna, et neid asju
vähem juhtuks, et kuidas siis nagu ennetada probleeme? No ma olengi mõelnud, et ise ka koeraomanikuna kuidagi see, et tahan oma koerale pakkuda seda elu, et tal oleks nagu äge või et tal oleks täisväärtuslik elu, et ta saakski seal õues joosta, ujuda, mängida, aga kuidagi jah, võib-olla, et teada neid oma koera mingid käitumismustreid või et mis võib juhtuda, et siis lihtsalt natuke ennetada, et võib-olla kui tuleb grillpidu, siis ta ikkagi panna kuhugi teisele poole aada või tuppa või anda talle mingisugune kong kätte, ja, või mingi tegevus või närida, eks ole. Et mingi selline ja kindlasti võiks olemas olla siis oma loomaarsti või oma kliiniku telefoninumber ja kui olla reisil kuskil teisel pool Eestit, et siis vaadata, et kust seal saaks abi kas või küsida, kas või kliinikusse helistada ja küsida. Et kaua nad lahti on ja kuidas nad töötavad. Jah, või mida tegema peab, mis mingitel juhtudel. Ja siis võiks ka olla tegelikult lähima 24H tunni kliiniku number igaks juhuks, et kui peaks juhtuma öösel midagi. No Eesti on õnneks selles mõttes ikkagi nii väike, et meil on, eks ole, Tartus 24/7 kliinik Maaülikoolis ja meil on 2 tükki Tallinnas, et see ei ole nii pikk maa sõita, no kui just ei olda saartel. See on natuke võib-olla keerulisem. Ja, et enamus juhtudel ikkagi jah, et see ei ole nii pikk. Ja siis jah, võib-olla mingid sellised ma ei tea, haava mingid sidumisvahendid kaasas igaks juhuks. Puhastusvahendid ka, eks ju. No tänapäeval vist selle vesinikuga jälle väga ei soovitata enam puhastada. Haava puhastust jah, mitte teha. See tavaline soola lahus, see naatriumkloriid sobib ka väga hästi, et kui see oleks isegi, et on väga hea haava puhastamiseks. Ja kui on väga saastunud haav, siis ei juhtu ka midagi, kui lasta lihtsalt kraanist vett käib peale, et saada see mingi muld või sodi sealt ära, eks ole ju. Et see ja võib-olla mingi käärid karvade lõikamiseks, kui loom laseb. Ega see apteek ei olegi väga suur, mis omanik, mida nad teha saavad kodus. Puugi eemaldamise pintsetid ja võib-olla mingid käärid, mingid kindad. Jah. Et vanasti ju olid vesinik ja jood, aga need on tänapäeval nagu jälle mängust väljas, eks ole. Haavade puhul küll, jah. Kui siis see vesinik ainult selleks oksendamise. Jah, oksendamise. See on, kui on siuke koer, kellel on harjumus või mingi, ta teab, et on varem ka söönud mingid asju, et siis võib-olla see oleks väga hea, kui oleks kaasas. No jah. Aga siis ei jää vist midagi muud üle, kui soovida kõigile ilusat suve ja jälgige oma loomi ja katsuge niimoodi oma elu korraldada, et kõigil oleks hea ja et õnnetusi ja selliseid äpardusi ei juhtuks, et siis on teie suvi tunduvalt ilusam kui siis, kui te peate aega loomaarsti juures veetma, aga samas kui midagi on, siis me oleme valmis teid aitama ja väga tore, Sirli, et sa seda nüüd jälle meiega koos teed, nii et aitäh sulle. Ja ilusat suve kõigile. Loomaarst taskus. Saadet lemmikloomade tervisest toetab Tiina Toometi kliinik.